Tere tulemast meie jõulupodcasti. Mina olen Kaur, mina olen see podcasti peatoimetaja ja juhatuse liige. Ja siis on Kert tutvusta endast. Mina olen mitte keegi. Kert ei ole mitte keegi. Aga ta on siis täna külaline meil. Me täna räägime jõuludest. Ja ma vaatan siin, et meil on siin ei ole midagi. Aga täna on jõulud. Täna on jõululaupäev. Mitte nagu ameeriklastel on jõulud alles 25. Jah. Mitmes täna on? 24. Mis kuu? Detsember. Mis aasta? Ma ei mäleta ju, 2025. Varsti on uus aasta, jee. Nii, ja mis meie siis jõuludel teeme? Kadri ei taha podcasti filmida. Nii, kes tahab? Kert tahab podcasti? Mina tahan podcasti filmida, aga Kadri arvab, et podcast on mõttetu ja ei taha seda filmida. No jah. Ma miskipärast kahtlustan, et pealtki selles podcastis oledki ainult sina ja mina. Ma arvan, et sina lähed ära, ma teen üksi seda podcasti nüüd. Nii, aga Kert, mis me siis täna jõululaupäeval teeme? Kas me lähme mingi gruppi või lähme mingi jalgpalli mängima või? Kell on hetkel 15:46. Loodetavasti seda on näha, äkki on. Ja umbes kella 6 on meil meie suurepärane umbes kella 6 on meie suurepärane jõuluõhtusöök, kus oota üks hetk on meie suurepärased nimesildid igale meie pereliikmele selle jõuluõhtusöögi jaoks. Kadri nimesildil on mingid arvutustehted nüüd ma ei tea, miks need siin on, aga need on väga tähtsad, ma arvan, et ma tegin need mingi 3 aastat tagasi või isegi võib-olla 4, ei ma arvan, et ikka mingi 3. Ja siis minu suurepärane raamat Kala. See ei ole sinu raamat. On küll, see reaalselt on. Kulla Kert. Sina ei ole Kert, mina olen Kert. Ei, sina oled Kaur. Igatahes selle kinkis mulle Laagrikooli päkapikud, sulgudes kool, mille ma käin. Laagrikooli päkapikud 5 aastat tagasi. Ma nüüd lõin seda mikrofoni. 5 aastat tagasi. Aga sa ei ole isegi Kulla Kert, sa oled lihtsalt Kert. Olengi Kert, aga nagu see on minu raamat. See on mulle kingitud raamat. See on minu oma. Ja nüüd ma loen, nüüd on väike luulepaus. Ma panen siia kirja luulepaus ekraanile. Nüüd ma loen teile ette luuletused, mis ma olen pähe õppinud. Ilmatoidi advokaat. Äpardusi ikka juhtub. Ilus plaan võib minna nurja. Ja kui ettevõte luhtub, ettevõtja vannub kurja. Süüdi on ilmataat. Oli. Kaikeid kodaraisse loopis. Aga taidi advokaat segab jäigi. Tema hoopis karjub. Ilmataat on süütu. Oi, see advokaat on tüütu. Ja minul on lausa peas, mina ei pea maha lugema. Aga ma lugesin seda, sa ei seda sama lugeda. 2, 3 luuletust. Seega ma loen teile. Kõigepealt on luuletus nimega Nupumees. Muudetud Kärt Eskoli poolt. See on ilma trulliraamat. Ma unustasin seda mainida. Ja see on muudetud minu poolt. Ehk siis selle luuletuse nüüd on nimi Jõulumüts. Istun, mõtlen, murran pead. Pea ei ole arukas. Peas võiks olla mõtted head, luuletus võib arukas. Mina pole nende seas, kell on taolist kraami peas. Toas mul käimas kõva tümps, peas on ikka jõulumüts.
ja viimased 2 mina tegin ümber, et need läheksid kokku. Ja lisaks vaata minu suurepärast uut kaisuka, mis minu kaisuka kollektsiooni... Tema nimi on Kermo, sest et koolis meil oli kinkide jagamine ja Kermo kinkis selle mulle. Murel või? Ei, mitte see Kermo. Tema nimi kirjutatakse G-ga. Imelik. Jah, aga. Siis järgmine luuletus on... Küll mul 3 luuletus peas on, oota. Tegelikult ei ole. Ja Gert, mis me õhtul sööme? Oled mõelnud selle peale? Oota, ma loen ühe luuletuse veel, siis me võime... Sa võid pärast lugeda. Okei, pärast ma loen. Nii, mis me õhtul sööme? Õhtul on meil algab umbes kella 6, ma ütlesin seda vist juba 5 korda, algab meil pidulik jõuluõhtusöök. Ja siis tänases menüüs, ma kohe loen teile ette, 5 minuti pärast. Ma ei tea, kus see on. Niimoodi. Jõulusöögid. Ma ei tea, ka ma pean seda nagu lähemale või ma ei tea, kuidas ma pean hoidma. Ma loodan, et see on normaalne või siis ma panen pärast lihtsalt kõvemaks selle. Aga jõulusöögid 2025. Kartulisalat. Rosolje. Liha. Verivorstid olemas. Hapukapsas. Midagi magusat. Ahjukartulid. Singirullid. Peit ja kitsejuust ahjus. Hõbekala jõuluräimed olemas. Pese põhivahukoor külm vaarikad. Mida? Külmpunkt vaarikad. See on nagu külmutatud vaarikad. Aga tegelikult see on pese põhivahukoor ja siis nagu külm ja siis järgmine lausa on nagu vaarika, vaata. Mis on päris sarnane meie eelmise aasta omale. Ei ole. Nagu on. Vaata, siin on verivorstid olemas. Enne aasta ei olnud verivorstid olemas, see oli lihtsalt verivorstid. Ja seda küll. Siis, kui jõuluõhtusöök on läbi, mina söön tavaliselt päris kiiresti ära, aga meil on siin peres mõned inimesed, kes söövad nii aeglaselt, kui üldse on võimalik süüa. Ehk siis, jah, aga siis meil, kui sööb läbi, ma ei tea täpselt, kui kaua meil see kestab, siis me ootame, hästi kaua ootame. Ja siis tuleb lõpuks jõuluvana ja siis me loeme ette luuletuse. Minul on luuletuse peas nemad ja Katri, kes isegi, ja nemad ja Katri, tema ja Katri, nemad isegi ei õpi, nemad loevad siin tagakaanelt selle kala ei lärma luuletuse ja siis... Olgugi, et tema keelas, kala keele alla neelas. Olla vakka meeletult, talle meeldib meeletult. See on olla vaata ka keeles. Kas sa ei oska lugeda ka või? Jah, super. Oota, ma näen seda ikkagi lõpuni. Okei, me ei loe seda lõpuni. Nii, siis on... Otsige pärast see. Ostke see raamat endale, see on väga hea raamat. Kui ma pole kindel, kas te üldse leiate selle mingist päevast, võib-olla mingist vanast päevast, sest et see raamat on ikkagi kui vana? Mingi 5 aastat, ma arvan. See on haruldane, seda enam ei tehta. Ja see on üliharuldane raamat. Tamme raamat. Okei, see on 5 aastat vana, see on aastast 2020. Või varsti on see juba 6 aastat vana. Sest et kohe tuleb uus aasta. Siis me oleme luuletusi, siis me saame kingid, siis me avame enda kingid. Ja vahel, kui keegi saab, näiteks eelmine aasta Kadri sai endale lauamängu. Ticket to Ride Europe ja siis me mängisime seda. See on meie jõuluõhtu. Jah, nii ja siis mis me homme teeme? Homme me lähme meie vanavanemad, mis asja, me ei oska. Ei oska, lähme Tõrva. Jah, me lähme Tõrva enda vanaisade ja vanaemade juurde, vanaisa ja vanaema juurde. Jah. Ilutulest Ikioskei, ma ei tea, kas te kuulsite. Ja siis ülehomme? Ülehomme me lähme Pärnusse.
Pärnus müüakse seal jõe ääres on oota, ma korra kontrolli, kas see töötab, sest on kui kõik võtan, et see ei tööta. Eep, see peaks töötama. Igatahes, me lähme Pärnusse. Mina rääkisin. Pärnus on jõe ääres on üks kohvik, eks ju? Jõe ääre kohvik? Jõe ääres on kohvik. Jõe ääre kohvik? Ma ei tea, mis see nimi on, mingi... ma millalgi käisin seal sügisel. Ja seal oli niisugune asi nagu salaamisai, kus on nagu sai, aga seal on salamivorsti nagu viilud sees nagu. Eks siis nagu pitsa? Ega see nagu pitsa on nagu siuke, aga see on nagu siuke nagu plain. Ja see on nagu ilus plain. Ja see on hästi hea ja see on hästi palju salamit. Et see on väga hea. Seal on lihtsalt sai. See on nagu pool on sai, pool on salami. Super. Nii ja siis me oleme Pärnus mingi 28-ndani vist, eks ju? Jah, me oleme Pärnus 28-ndani. Me oleme seal minu onu perega, minu teiste vanaema ja vanaisaga, need, kes ei ela Tõrvas, ja siis meie Horre on seal. Ja siis meie pere on seal. Ehk siis kes... Mina olen ka seal. No ma ütlesingi meie pere. No ma tean, aga mina olen ka. Ehk siis jah, me oleme seal. Aga ma tahan tähelepanu pöörata minu suurepärasele Sammi särgile. See on ikka nii lahe. Ma tahan tähelepanu pöörata oma suurepärasele särgile, see on ikka nii äge. Jah, see on ilmselt mingi 6 aastat vana. See on palju rohkem kui 6 aastat vana. Oi, issand ju. Kas sa üldse kuulad enam Metsatolli või? Oi, ma istun nendel asjadel nüüd pealt. 1, 2, 3, 4, okei. Siis. Lähme Kähri, jah? Miks sa mulle ei lase rääkida? Mina räägin, see on minu podcast. Ei ole. Igatahes 28. me lähme Kährile minu vanaema ja vanaisa juurde. Kui teekida siis Kähri. Jah, nendele. Kui teekida siis Kähri on Põlva juures nagu 10 minutit Põlvast. Ma ei tea, mis suunda. Põhja? Võib-olla õnna ei muugi. 6 kilomeetrit nagu, Põlva on siin, eks ju. Ja siis nagu läände ja lõunasse. Ma ei tea, ma ei oska neid ilma peal. Ma ka ei oska väga. Igatahes vähemalt me ei paljasta meie vanaema ja vanaisa elukohta seega. Siis me oleme sinna, oleme seal kuni 29-ndani. Ja siis me tuleme koju. Ma täpselt ei tea millega. Kuidas me koju tuleme? Vist oli niimoodi, et me lähme Tartust läbi, kui me koju tuleme, siis me võtame selle Audi. Ja siis Kauri, sest et ta on 18 ja tal on seaduslikult juhiload, siis sõidutab meid koju. Selle vana Audiga, mis on mingi 100 aastat vana. Ei ole nii vana. Kole punane. See on nii ilus. See on täiesti kole. Ja sina ja mis ma ei võtlasid kaasa? Ära praegu solva meie autot. Ma olen varem ka seda rääkinud, lihtsalt mitte podcastis, aga okei. See loeb ikkagi. Ja sellel ei ole automaatkäigukasti. Nii. Igatahes väga halb auto. Juba lahe auto. Ja siis mis me siis teeme? Siis me tuleme koju ja siis 31. on niimoodi, et meie vanemad lähevad, ma ei tea, kuhu nad lähevad. Kuhu nad pididki minema? Või jah. Igatahes meie vanemad lähevad kuhugi, siis Katri läheb Tartusse enda sõpradega pidutsema ja meie Kauriga lähme... Tulete ka Tartusse pidutsema? Ei, meie lähme Grete sünnipäevale. Ja meie Kauriga lähme Grete sünnipäevale. Ja meil on hästi õige kink. Kas te olete selle ära ka? Vaata, kui te siin teete, siis see nagu setup näeb liigelt kole välja või? Ei. Minu arust oli ikka. Seal on palju normaalsem. Ei, ära siga. 2. Ma lähen ära nüüd. Kaua, kas sa tahad poodi minna pärast siis? Ja meil on lõpeb kohe.
see on jõulueri. Ma tulen räägime siis. No. Issand jumal, mis need? See on nipakas. Need on väga tähtsad asjad, Kadri. Tere! Kadri on nüüd ka silmi ja millest te rääkisite? Me arvan, et see võtab siit ka. Jõuludest üleüldse. Jaa, mulle meeldivad jõulud. Super. Ja meil on Gretelel ülilahe kink. Ja siis me teeme kipsise tartiga. Kärt läheme mingi varem sinna, eks. Mis kella me sinna lähme? No nagu 29. Mina aastavahetusel kavatsen mitte kaine olla. Kadri, see on lapsesõbralik podcast. Ma ütlesin väga lapsesõbralikult seda. Lapses. Täpselt. Teakorraldaja on reaalselt laps. Iga kord, kui ma YouTube'is seda üles panen, siis ma tšekin selle kastikese, et see video ei ole mõeldud lastele. Sest et ma saan valida, et kas see on mõeldud või ei ole mõeldud. Aga mina olen laps ja ma... Nii et mida ma seal panema peaks, või tõenäoliselt selle, et see on mõeldud lastele, aga samas see ei ole mõeldud lastele. Aga see ei ole ka mitte mõeldud mitte lastele. Ja sa pead nagu panema, et see on kõikidele vaata, sest et muidu mina ei näe seda. Sest et ma olen laps. Mida sa magad siin? Mida sa lükkasid niimoodi? Kadri lükkab ära kogu aeg, ma lihtsalt istun siin. Igatahes, siin me lähme Grete sünnipäevale ja Kadri on oma sõpradega koos, mitte koos minuga. Sina võid vabalt minu juurde tulla, aga see... kas see käib siin? See on päris. Kuule, see on ju selline, nagu need mingid TikToki inimesed kasutavad, ei või? Selles kogu point oligi, miks ma tahtsin nendega filmida. Ja me reaalselt tahtsime neid kaameraid, tähendab, me tahtsime... Me saime katsetuseks, need ei ole alatiseks, aga me saime need Rode brändiga mikrofonid ja need on nii lahedad. Ma loodan, et see heli on hea, sest et ma pole neid varem kasutanud. See on nagu mingi tuust. Ja minge vaadake meie 10 aastat vahel TikToki, kus me teeme. Meil ei ole TikToki. Me teeme kõiki Fortnite'i tantse kogu. Meil pole TikToki. Aga minul on küll nagu murekoht selle podcastiga. Iga kord, kui me filmime seda ja siis see läheb üles ja see on nagu poole lühem ja Kärt on kõik normaalsed kohad välja lõiganud ja siis seal on lihtsalt alles ainult tema mula. Need on kõik imelikud kohad. No vaata ennast. Ma ei lõika end välja siit. Äkki peaks? Niimoodi, nagu mina ja siis on Kaur. Jah. Alguses olen ainult mina siis. Ja nende mikrofonide point on see, et need on väga lahedad. Edasi järgnevad episoodid on ikka tavaliste mikrofonidega, aga kunagi, kui ma piisavalt raha kogun, et need mingi 1000 euro eest endal osta, sest et hinnad kogu aeg tõuseb. Palju nad maksavad üldse? Need olid minu meelest mingi 400 äkki. Aga need on 2 tükki ka. Ei, 2 tükki. Ehk siis kunagi ma soetan nende endale või meile. Ja te peate rohkem vaatama ka, siis me saame raha ka lõpuks selle eest. Sa pead stabiilsemalt neid üles ka panema. Mina panen neid jumala normaalselt, lihtsalt sina käid liiga vähe kodus ja me ei jõua neid filmida, sest et sul on vaja kogu aeg enda TikTokis passida ja mitte raha teenida. Kärt, ma reaalselt õpin inseneriks nagu. No sinu süü, et sa inseneriks õpid. No, sinu süü, et sa ei õpi, nagu mida sa teed. Sa tahad öelda, et sul on nii palju vaba aega või? See on veits red flag, ei või? Kuulge, me pidime mingi jõuludest rääkima. Jah, pidime. Ma tahtsin lihtsalt neid mikrofone välja tuua ja siis Kadril oli vaja rääkida, ma ei tea millest. See on nii naljakas. Mingi meie jõulukingitus. Ei ole tegelikult. Iga kord
rohkem ei saa. Iga kord, kui ma vaatan neid podcast'e pärast läbi, kui Kaur ja Kärt need mulle saadavad ja siis seal nagu all servas on lihtsalt nagu varbad. Ja sa nagu näed, kuidas episoodi jooksul nagu Kärt ja Kaur varbaid liigutavad. Nad maksavad peale meie. Nad ei maksa midagi selle. Hakkavad maksma. No, kui sa lõpuks seda läbi vaatad, siis sa harjus lõpuks ära. Aga ma ei tea, vist on kõik. Millest te juba rääkisite? Ma ei tea, mingi jõuludest vist. Igatahes luuletame teile veel ühe viimase luuletuse, mille nimeks on Klassipilt. Autoriks Ilmar Trull sellest samast Kala-Elma raamatust kindlasti soetage. Kala-Elma raamatust. Taaskord oleme jõudnud lõpukorrale meie uue järjekordse podcasti episoodiga ja Kärt, oleme seda teinud nüüd, mis mingisugune 3-4 kuud või? Oota, ma ei mäleta, millal me alustasime mingi... 7 kuud. Millal me alustasime? Augusti lõpupoole. No vot, no ja taaskord on mööda läinud järjekordne aasta Kärdu elus, kus ta ei oska öelda R-tähte. Seega nüüd tuleb siit tuleb nüüd luuletus Kala-Elma podcast või sellest raamatust. Ilmalt lull. Ilmalt lull. Olete nii kurjad. Igatahes Klassipilt. Ilmar Trull. Ilmalt lull. Pildistaja ütles, please, ütleme nüüd koolis cheese. Just kui nagu ühest suust kostis koolipere juust. Foto tuli väga nägus, kõigil lastel hiire nägu. Mul tuli veel üks luuletus. Väike must, see on lühike. Väike must kleit. See on lühike. Väike must kleit, Ilmar Trull. Väike must teit, seljas väike must kleit. Mängi mustast taas peitust, veel pole leitud. Jah, nüüd on kõik. Mina tahan seda ära lõpetada. Lähme poodi. Okei, ma lõpetan siis üksinda, et selle ära. Aitäh, et seda... Arigato. Aitäh. Adios. Aitäh, et seda imelist podcasti jõulueri vaatasite, kuulasite. Loodetavasti teile see meeldis. Loodetavasti see läheb heal juhul enne uut aastat. Kärt, vaata. Ükskõik milline mikrofon sul ei ole. Kui sa teed sellega niimoodi, siis see helikvaliteet ei saa nagu ühtlane tulla. No teie siin lükkate ja põrgatate mind. Ei. Räägi nüüd normaalselt. Igatahes, loodetavasti see kaamera kuseb kohe tühjaks. Aitäh teile vaatamast. Head aega. Tšau!